Tere! Minu nimi on Oliver Kumberg ja te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on meil külas QTV peatoimetaja ja fotograaf Hanna Rattasepp. Tere, Hanna! Tere, Oliver! Räägi, kust tuli huvi tegeleda fotograafiaga? Kui ma päris aus olen, siis ta tuli nii järsku, et ma isegi ei tea otseselt, kust ta tuli. Et ma tegelikult olen tegelenud loomevaldkonnaga juba varajasest east saati, et joonistasin, maalisin. Aga mingi hetk see vajus ära ja kuidagi mingi hetk sattus minu kätte kaamera ja õde on ka mulle alati olnud eeskujuks, sest tema on fotograaf. Ja sealt edasi ma hakkasingi vaatama, et tahaks seda hetke jäädvustada või tahaks, et inimene seisaks niimoodi ja ma teeks tast pilti. Ja sealt see huvi kuidagi välja kasvaski. Paljudel fotograafidel on oma stiil välja kujunenud. Kas sul on ka kuidagi nagu enda stiil? Ma arvan, et ma olen siiamaani veel oma selle õige stiili otsingul. Minu eesmärgiks on jäädvustada ehedat emotsiooni. Et kui ma kuskil üritustel pildistaja, siis ma üldjuhul olen selline maa-alune inimene, keegi ei näe mind kuskilt välja ilmumas, et siis ongi kõige parem, kui ma saangi täpselt selle emotsiooni, keegi ei näe, ma pilti tegin ja siis see pilt on minu jaoks õige. Et seda võib nagu seostada dokumentaalse stiiliga, ma arvan, aga jah, emotsioon on see eesmärk alati olnud. Ma mainisin ka enne, et sa oled QTV peatoimetaja. Räägi, mis amet endast kujutab? Põhimõtteliselt see amet kujutab siis endast selliseid asju, et iga kuu tuleb välja anda saade, kus on siis erinevad kooliüritused, külalised, kes on meil käinud. Ja peatoimetaja peab siis leidma kõik need inimesed, kes pildistab, kes filmib, kes monteerib. Ja ega see midagi väga keerulist ei ole, nimi on väga uhke, suure algustähega võib öelda, aga tegelikult see oligi lihtsalt kõik selline meeskonna leidmine, tööde jaotamine ja eesmärgiks on siis iga kuu anda välja üks saade. See on väga vastutusrikas töö. Ma tean aga, et sa korraldadki üritusi. Räägi oma kogemustest ja mis need üritused sulle andnud on? No ma olen õpilasesinduses olnud juba alates põhikoolis saati ja tänu sellele olen ma saanud korraldada jõulupidusid, lõpuaktuseid, tutipäevasid ja selliseid väiksemaid koolisiseseid üritusi nagu stiilipäevad. Veel olen ma ka olnud Tartu tudengipäevade meeskonnaliige, et see aasta ma korraldasin sellist üritust nagu Hirmufaktor, mis oli minu jaoks väga-väga suur katsumus, sellepärast et selle ürituse teostamiseks on vaja selliseid vahendeid ja selliseid ideid, mida Eestis on väga-väga raske teostada, aga ma sain hakkama. Ja mis need mulle andnud on, kindlasti on nad andnud mulle juurde julgust, mitmekülgsemat mõtlemist, analüüsimist ja aja planeerimine. Kõik saab ikkagi alguse aja planeerimisest. Nagu ma aru saan, siis sa korraldad väga palju üritusi, aga mis on su üks kindel lemmiküritus, mille sa korraldanud oled? Jõulude ajal sain ma teostada oma väikese unistuse ja selleks oli ühe hea tegevusliku ürituse korraldamine, kus siis me küpsetasime hästi palju piparkooke, viisime lastele neid haiglasse, kogusime ka mänguasju ja raamatuid ja lihtsalt tõime nende päeva natukenegi rõõmu. Hanna, kui mina tahaksin ühe päeval üritust korraldada, siis mida ma peaksin silmas pidama? Kindlasti seda, et iga asi tuleb viimsegi detailini läbi mõelda, absoluutselt. Ja samuti ka sa pead juba varakult alustama sellega. Ja üks asi, mida olen mina õppinud, on see, et rumalaid küsimusi ei ole olemas. Küsi kõike ja tänu sellele tuleb sul ka väga hea üritus. Ja hästi oluline on ka see, et see üritus, mida sa korraldad, see peab olema selline, kus ise ka läheksid. Ma võtan sõnu on teid kuulda. Sa oled lõpetamas gümnaasiumi, äkki sul on mõni hea mälestus, mida saaksin midagi jagada? Neid mälestusi on nii palju, et konkreetselt ja mõni ikka meenub. Kindlasti 10. klassi rets, see toimus minu enda sünnipäeval, see oli päris tore kogemus. Ja veel üks meeleolukas mälestus on see, kui oli 11. klassis meil oli jõulupidu ja me veel 2 klassiaega mõtlesime, et davai,
kirjutame oma räpiloo ja teeme muusikavideo. Me teostasime selle, esitasime jõulupeol ja ühtäkki avastasime me Delfist ennast. Nüüd kindlasti see on väga pikaks ajaks meelde jääb. Kuhu sa plaanid edasi suunduda peale gümnaasiumi? Ma arvan, et ma seon ennast kuidagi ikkagi loomevaldkonnaga, kas siis televisiooni või filmindusega ja ma väga tahaksin olla operaator. Ja ma ei tea, kas ma nüüd teen seda kohe pärast gümnaasiumi, et ma mõtlen ka selle, et võib-olla ma olen välismaale, kogen uusi asju, vaatan, milline see elukene on, äkki tuleb mul veel mõni mõte. Et praegu mingil määral on see veel natukene lahtine, aga loomevaldkond on ikkagi minu teema. Kes on olnud sinu eeskujuks või suunajaks nende 3 aasta jooksul gümnaasiumis? Neid inimesi on tegelikult olnud palju. Kõik õpetajad, kes meil olid koolis, nad jäävad mul alatiseks meelde. Nad on minu jaoks õpetajad suure Ö-tähega. Aga Anna-Liisa Blaubrück on see, kes on mulle õpetanud, et ei ole olemas halbu inimesi. Ja tema selline kergelt öeldes särtsakus ja enesekindlus ja üldse kõik tema juures on mind nii palju motiveerinud ja mul oli väga suur au olla õpetajate päeval just tema. Ja tõesti ma loodan, et meie omavaheline suhtlus ei katke ja ma tõesti vaatan talle alt üles. Ja lõpetuseks tahakski küsida, et kus sa näed ennast 3 aasta pärast? Ma arvan, et 3 aasta pärast olen ma reisinud väga suure osa Euroopast ära. Ja ma arvan, et ma selleks ajaks juba õpin kuskil ülikoolis operaatoriks. Elan oma korteris, mul on koer, kindlasti mul on koer selleks ajaks ja ma olen õnnelik. Aitäh, et saatesse tulid. Kohtume 3 aasta pärast. Tänan kutsumast.